meil on rööpkülik. mis on meile antud? Vela. Davai, missugused tähised sa tahaks külgedele panna? väga ebaoriginaalne. olgu. A on võrdne siis näiteks 7 senti ja B on võrdne 8 senti. ja pindal on ka antud, jah? No siin ma sulle valikut ei anna, see on S 28 ruutsenti. ja mida tahetakse? mitu sisenurka rööpkülikul on? 4, aga 2 samasugust. jaa, sul on õigus. natuke juba vastusest on näha. jah, 4 tükki, et rööpkülikul on küll 4 tükki neid nurkasid, aga seal on siis 2 sarnast või nagu 2 samat paari. et siin oleks siis, tal on nagu 2 erinevat külge või sorry, sisenurka. et siis tasub 2 seda muutujat võtta. aga missugune kujund see rööpkülik üldse on? 8 ja 7. ning oletame, et siis vaatame, et see alfa on siin. ning missugune värv mulle veel meeldib? mul oleks vaja sinist ja kollast värvi, siis oleks hästi. Slava Ukraini. aga kaks paari ehk siis rööpkülikul vastasnurgad on võrdsed. rööpkülik on siuke tore kujund, et kui me leiame ühe nurga ära, siis me vastasnurk on sama suur. see on hästi tore. nii, aga beeta on siin. alfa, beeta. nii, ja Preili Ojamets. mis siin toimub? mis mõttes? no ega ma ka ei tea. ma ei tea, mis mõttes. meilt küsitakse midagi ja meil väidetavalt me oleme motiveeritud, et sellele vastust leida. äkki peaks H leidma? mis põhjusel? et sealt teha 3 nurka äärest ja siis leida nurga. ma ei tea. tegelikult pindala saab kasutada pindala vahel, et leida siinusalfa. ma olen tegelikult sinuga väga hästi nõus. ning sa viisid mind väga hea soovituseni üldse nende ülesannete kohta. väga tihti, kui teile on ülesande poolt antud sihuke suur asi nagu pindala või ruumala, siis tasub alati mõelda, kuidas selle kujundi pindala on arvutatud. kuidas on selle kujundi pindala arvutatud? hetkel on tegemist rööpkülikuga. Ojamets, mis on rööpküliku pindala valem? S võrdub AB korda siinusalfa. on jah? on küll jah. no teeme siis niimoodi. võib-olla see ongi kiirem, ma mõtlesin, et aluskorda kõrgus on, aga noh. jah, A korda B korda siinus alfa siis näiteks, aga me võiks võtta ka siinus beeta. alfa jah. siinus alfa ehk siis jah, rööpkülikul on sihuke pindala valem täitsa olemas, kus, kui meil on teada 2 külge ja nende vaheline nurk alfa, siis me saame niimoodi selle välja arvutada. 2 külge korda siinus alfa. see on see valem. see on täitsa nagu seadusesse sisse kirjutatud. aga kui keegi mõtles selle peale, et pindala on alus korda kõrgus, siis
siis see on ka õige mõte, et kõrgus oleks siis siit otse ülevalt alla. Sihuke joon, aga äkki see ongi natuke kaudne lahendus kõik. Nii, igal juhul. Ojamets, mida me siin nüüd siis teame? et A on, ma ei tea, kas 7 või 8 kulda. A, 7, B on 8. No 28 võrdub 7 korda 8 korda siinus alfa. Ma olen nõus. Korda siinus alfa. Alfa on see asi, mida me ei tea, aga õnneks seda küsitaksegi. Ning nüüd me oleme omadega sellises kohas, kus meil on võrrand ning ainult üks asi on teadmata. See tähendab seda, et me saame selle ühe asja siin nüüd, praegu ja kohe välja arvutada. Kui me hakkame siin matemaatilist fookus tegema. Ehk siis 7 korda 8, 54 või? 6. Ma ei ole veidi hea matemaatikas. Nii. Siinus alfa. 56 korda siinus alfa. Ning nüüd ma tahaks selle siinus alfa nagu avaldada. Seega ma jagan 56-ga selle võrrandi läbi. 28 jagatud 56-ga on kui palju? 1 kolmandiku. Jaa, mulle veel 0,5. Ja noh, 56 jagatud, siis see on 1. Oi, siinus ja alfa. Seega, siinus alfa võrdub 0,5. Kuidas me nüüd alfa teada saame? Kuidas see siinuse värk töötab? Kus ta? Ma räägin sinuga. Mida? Ma andeks, ma ei saanud aru, et sinuga rääkist. Ei, ma tegelikult alustasin just rääkimist, sa ei maganud midagi maha. Aga ma tahtsin küsida, et kuidas sa selle nurga siin kätte saad, kui see on võimalik. Ma ei mäleta. Seda tegelikult nagu peast ei saagi, siin tuleb pappi. Okei, no kui sul on meeles peas, aga kellel peaks olema? Kalkulaator ikka. Võta kalkukas kätte. Ning kui meil on siinus alfa võrdub 0,5-ga, siis... Mis ma ise kasutasin eelmises ülesandest, see miinus siinuse see... Jah, seda kutsutakse arkussiinuseks. Kalkulaatoril on see siis sekund, siinus ja 0,5 ja annab meile 30 kraadi. Kui kellegi on raskusi 30 kraadi kätte saamisega kalkulaatoril, anna märku. Tulen vajutan su kalkulaatoril nuppe ja näitan, et see on võimalik. 30 kraadi. 30 kraadi. Ja ongi... Mida ma tegema pidin selle kalkulaatoriga? Näita, mis kalkukas sul on. Ma vaatame. tegelikult ma vaatan siin ka. Tore. Siis see on nii hea kalkulaator. Jaa, peaks olema shiftiga. Vajutad shift, siinus ja siis 0,5. Ja 30 kraadi on. Kas kellegi veel kalkukas ei ole sõber? Midagi teil on, loodetavasti, siis on hästi. Seega alfa on 30 kraadi. Mulle meeldib siia juurde ka panna 30 kraadi. See on ka siis 30 kraadi. Ja nüüd on meil beetat veel otsida. Kas kellelgi on ideid, kuidas beetat leida? 180 kraadi miinus 30 kraadi. Ja miks nii? Sest nii on. Küll nurgad seal, siis nad on kokku 180 kraadi. Jaa, see on üks rööpküliku omadus. Ta näeb sõnadega välja selline, et rööpküliku lähisnurkade summa on 180 kraadi. Lähisnurgad ongi siis need kaks erinevat nurka. Nurgad, mis on siis teineteise lähestikku. Jah, rööpküliku lähisnurkade summa
ehk siis alfa pluss beeta võrdub 180 kraadi. Alfa on meil teada 30. Beeta. Niingi. Nüüd ma siis viin selle 30 kraadi teisele poole võrdusmärki. Saan, et beeta on 150. 180 miinus 3. see on pikalt välja ka kirjutama, eks ju. jah, kõik tehted peab olema kirjas. Mitte ei tohi mitte ühtegi nagu tehet teha peast. Niimoodi, et te panete selle vastuse lihtsalt paberile kirja. Kõik tehted, nagu see asi, kirja. kas see ka sobib lihtsalt, et kui ma panen beeta võrdub 180 miinus 3? Jaa, see sobib. Jaa, see sobib. See sobib. 150 kraadi ja 100. Kas on õige vastus ka või? Klapib või? Jee! Me oleme nii head matemaatikas.